Elektrooniks pühendunud digitaalse hariduse arendamisele Euroopas 2013–2015. Pakkudes välja programme, mis aitavad ette valmistada tuleviku tööjõudu. Samuti on Samsung Electronic Baltics koostöös ministeeriumite ja mittetulundusühingutega töötanud õpetajate koolituse programmi välja, et aidata õpetajatel minna üle digitaalsele haridusele. SOS Lasteküla. SOS Lastekülades elab 150 vanemat kui pooleta aastat. Ja läbi erinevate programmide aitab SOS Lasteküla aastas üle 700 lapse. On Põltsamaa ühisgümnaasium ja selle kooli põhiväärtusteks on ühtekuuluvustunne ja meeskonnatöö, samuti areng ja teadmised, turvalisus ja koolirõõm. Nagu te näete, minul kui õpetajal on võimalik vahetada slaide ja viia seda tundi läbi nii, et ma olen ise ükskõik, kust ma soovin. Et ma võin teha seda klassi eest või klassi taga. Samuti, mis on erilist Põltsamaa ühisgümnaasium, on see, et siin on väga olulisel kohal praktika. Siin on näiteks loodusainete õpikojad, kõnelaagrid, konverentside esinemine, mida õpilased teevad. Samuti koostatakse projekte, õpilaste näidendite luulegaas. Me peaks põhifookusele keskenduda, kuidas selles tunnis osaleda. Koheselt, kui ma lõpetan enda ekraani jagamise, tekib teil ette valge ekraan ja palun teil siis seejärel joonistada oma lemmikõpetaja. Mõne hetke pärast. Selleks te võite need klaviatuuri seest seadmed välja võtta ja võtta sealt seadme seest pliiatsi, nagu Madisel on. Ja praegusel hetkel võite sealt seest välja võtta. All paremat nurgast saate siis välja tõmmata see pliiatsi taga. Praegu on teil kõigil ees see sama esitlus. Selleks, et siis esitlused all paremat nurgast. Kui te vaatate korraks siia, siis kui tehakse pliiatsi välja võtta. Ja et selleks, et nüüd minna esitluselt edasi valgele ekraanile, on samamoodi jälle sealt see üleval riba pealt vasakult teine, on selline tapinukk, vajutage seda. Ja ilmselt peate seda 2 korda vajutama, siis pliiatsi tavad ja samas kõrvalmenüü. Ja nüüd jõuate ette oma valgetele ekraanile. Seda, mida keegi teine. Oleneb tunnist, vahel võib seda olla nähtaval, aga samas on võimalik ka nii teha, et ainult õpetaja ise näeb seda. Ja kui ma nüüd võtan välja mõne õpilase, ma vaatan siin, ma ei tea, kes on, sest antud hetkel on nimede asemel teil kasutajad numbriliselt. Õpilane 15, võtan ette, et on võimalik tuua niimoodi teistele neid ette. Nüüd on teil taastatud eelnev. Samuti võin võtta näiteks mõne teise õpilase, siin on õpilane 10. Ajal on mul võimalik, kui on vaja abistada, siis on võimalik alustada eratundi. Ja ma ei tea, kes siit õpilane 10 on. Kes on õpilane 10? See, kellel tekkis ring. Näiteks need pliiatsid ja ekraanid on surve ja rõhutundlikud, ehk siis need võimaldavad võrdlemisi hästi joonistada. Nüüd kui võtta mõni näide veel ette, siis nüüd on see hetk, et kõik peavad tähele panema, sest see ehmatab neid ja need ei saa aru, mis toimub, sest need enam ei töötab neid mitte miski. Te ei saa isegi oma seadmeid välja lülitada. Et ainuke asi, mis aitaks, oleks füüsiliselt aku lahti ühendada. Et see on selline asi, kuidas oleks võimalik korda klassi saada. Nii. Aga teil on oma pilt. Ehk siis on sellised piirangu võimalused. Mis veel? Kindlasti tekkis mõte, et jube tore tund on, aga tahaks rohkem Facebooki. Tavaliselt keegi õpilased ei taha ju klassis üles tõsta, et mina ei saanud. Et seda läheb öelge mulle. Et kui te ise praegu selleni jõudnud, siis enamus jõudsid, ma nägin, ja see ligikaudne aeg on siis tund ja 40, mida autoga sõites praegu Google Maps meile pakub. See oma valge tahvli juures. Vaata, seal on vasakus nurgas, noolete tagasi, ei vaata kõige vasak pool. Vaata nii kaua. Samamoodi on õpetajal ülevaade sellest, kui paljud õpilased on esitanud nii protsentuaalselt kui arvuliselt.
Kui te olete oma vastuseks või siis üleval paremal praegusel hetkel nii, nüüdseks hetkeks on 100% õpilastest esitanud. Ja nüüd on võimalik õpetajale näha, et ei ole vaja oodata seda järelenenud aega lõpuni, sest kõik on juba esitanud. Samamoodi on võimalik aega kokku hoida. Mina kui õpetaja lõpetan nüüd tunnikontrolli. Ja nüüd me saame koos üle vaadata seda, et kui paljud kuidas vastasid klassis. Me näeme, et olenevalt õpetaja metoodikast on võimalik näidata, et mis on õige vastus. Õige vastus on umbes 1 tund ja 40 minutit. Ja siin on näha ringdiagrammis, et absoluutselt kõik õpilased vastasid õigesti.